kes metsas käib, see asjata ei longi. Olemas. Padi tuleb siis episood 3 ehk võimalus 3, kuidas teha tuld ainult noaga. Ja see episood on isegi selline, mida saaks ka ilma noata teha. Hakkame vaatama. Metsa põgenemine, metsast välja ei saa. Mingil põhjusel ei taha, ei oska. 3-4 päeva nädal vaja metsas olla ja kaasa on haaratud ainult nuga. 3. võimalus, kuidas teha tuld. Mitte küll alati olemas asi, aga tšaga ehk must pässik teekonnal võib ju leida. Ja siis saab äkki käsipuuriga selle hõõguma. Proovime. Üks meetod. Opadi. Proovime siis, kas tšaga läheb käima. Tšaga. Võitseb. Nii, kas läks? Vist töötab. Nii. Väga lihtne võimalus. Ja see hõõgub nüüd väga kaua aega. Et tšagaga on väga lihtne käsipuuriga teha seda asja. Meetod 3. Juures tšaga ajas meil 9-vägise tõlviku ka hõõguma. Nii et meil on 2 hõõguvat keha praegu. Ja noh, see töötab nüüd nii kaua, kui terve see tükk on ära hõõgunud. Ehk et aega on nüüd tuld puhuda üles mingist sodist tükk aega, et see ei ole see väike hunnik, mis vibupuuriga puurid, vaid terve tšaga läheb hõõguma. Vabandust, must pässik. Lõikasin ta pooleks, et ta ei raiskaks ära, siit saab veel puurida. Ja siit puhub ka tule üles, sodi peale ja läheb. Proovime siis käima panna. Mingisuguse rohusid leidsin. Aigu kuum. Opadi. Must pässik. Imerohi. Proovime siis sellesama lepa notiga ka, mis me siin juba vibupuuriga käima ajasime. Proovime käsipuuriga ka.
olemas. kas see läks ka või? Ei läinud. Nii, tule siia, vaata järgi. Opadi, handtrill. Ka käte vahel saab tule puurida. Veidi rohkem füüsist nõuab. Mingid spesiomlihased. Aga käte vahel tuli, kui nööri ikka kuskilt ei saa, siis õigete materjalide leidmisel rohkem vaeva näha natuke. See lepp oli nüüd ühe ööpäeva saanud kuivada. Päikse käes, täna oli hea päikseline päev, terve päev päikse käes ja saime siis käsipuuriga ka tule üles. Nii et kätega tuli. Põhimõtteliselt ei ole siin isegi nuga vaja, kui lõhestad mingisuguse kuivanud kerge asja ära. Ja leiad selle mingisuguse putke moodi või 9-vägise või mustvägiheina varre, võib ka mingi ohakavarres, hädapärast aitab, vahest on niisugune hea puitund ja kuivanud eelmise aasta oma. On ilusti püsti veel praegu osaliselt kohtades ja saab puurida sellega. Saab ka puidust tegelikult, varusin siin ka kõva puidu. Proovime sellega ka, äkki ma natuke taastun. See on nüüd kuuslapuu oks või vars. Proovime sellega ka puurida. Oi. Haugupõhi suitseb, aga siia peale ei soi tuld. Olgu seekord nii. 9-vägine oleks läinud juba sellega ammu uuesti. Aga see kuuslapuu tahab suti rohkem. Oleks pidanud esimesena värskena tegema kuuslapuuga. Aga olgu. Mingisugused vähem tööd ja vaeva näinud käed, mis on plastilisemad. Näpud painduvad siit ülespoole. Mul on siin näha üks mügarik näpu peal. Nendel on palju lihtsam teha seda. Mul lähevad näpud omavahel risti. Väiksed näpud ei peaks üles painduma, see ei lähe üldse sirgeks enam. See on võrkpallisse on nii palju lööke, ja siis hõõrdumisel lähevad kusagil risti ja kogu hoog on maas kohe. Nii et siin on selliste plastiliste liigestega, kes on vedelad, sellised viinerid. Nendel on lihtsam teha tegelikult seda käsipuurimist. Aga tööinimese käed, mis on konksu läinud, nendega on raskem, eriti juba kõrges eas. Hakkab jääma juba korraliku metsa kunksmoori näpud. Aga siiamaani teen veel ära ja oleks teinud selle kuuslapuuga ka, aga jäi ta jah siia viimasesteks kordadeks ja pigem oli juba siin torso läbi ja need mõned korrad, kui näpud risti läksid, no see võttis viimase jõuga ära, et hoog maas ja jälle mine üles ja näpud nii sirgeks kui saad. Aga mis me siin hädaldame? Olemas. Käte vahel tuli, hõõrde tuli, ilma nööri kasutamata ehk vibupuurita töötab. Variant 3. Käte vahel tule puurimine. Siin seekord oli siis vastandlikud puurimispulgad. Üks on rohttaim. Mustvägihein vist oli see või 9-vägine, ükskõik kumba kasutate. Mingi puitund ohakavarss sobib ka. Ja teine siis ülikõva puu, kuuslapuu. Väga kõva puu. Vaatame, kas me nüüd jõudsime tule tegemise episoodidega ühele poole või leiutan veel midagi, et siin igasuguseid niisama hõõrdumisi, nühkimisi, mitte puurimisi on ju ka võimalik teha, aga ei ole ausalt öelda neid väga palju teinud, et
ei ole usku nendesse nii palju kui puurimisse, kus ikka spinnel käib suure kiirusega ja hõõrdumine on nagu suurem, aga ma vaatan, et siin on pool tehnilisemaid lahendusi ka muidugi, mida ainult noaga siis pigem enam ei tee, on ju. Tule löömised ja asjad. No võib-olla teeme siis ühe tule tegemise video veel ja mingisugused kokkuvõtted kogu sellest protsessist. Ootab meid ees juba kohe-kohe päris väljakutse metsas. Mõned päevad hakkama saamist ilma igasuguse taustata. Kodu jääb kaugele ja teeme asja ära. Nii et pange näksid valmis. Varsti läheb ralliks. Aitäh vaatamast. Kommenteerige, küsige julgesti. See on väga tore. Mul on YouTube'is mingi jama muidugi, et ma vastan kohe kommentaarile, kui ma märkan. Ja siis YouTube ütleb, tekkis viga. Proovi uuesti või midagi sellist. Paned uuesti ikka viga. No ja siis, ma ei tea, proovid mõned korrad. Lõpuks proovid järgmine päev või ülejärgmine, siis läheb lõpuks läbi ka. Et jube tüütu on niimoodi kommentaaridele vastata, aga te kommenteerige ikka ja ega ma ei jäta jonni, et ma üritan nendele kommentaaridele ikka vastata. Tasahol välja tuli.